sinisem pudel ongi siis naatriumklorit 23% vesilahuses. Kui me teda sellises lahjenduses sisse võtaksime, siis ta kindlasti tekitaks koheselt limaskestade ärritust. Ja see teine alus ja hape tuleks kokku panna, et saada siis see diklooroksiid. Teine on, reklaamib ennast suuloputusvahendina, sisaldab vesinikloriidhapet ehk tavalist soolhapet. Tegemist ongi anorgaanilise happega, 4% vesilahus, ehk siis selline 100 milliliitri kohta oleks siin 4 milliliitrit seda toimeainet ehk soolhapet. Ja põhimõtteliselt tegemistki anorgaanilise happelahusega. MMS-i nime all müüakse inimestele kahte üsna lihtsat ja laialt levinud kemikaali. Nendest üks on siis naatriumklorit, kindlasti mitte segi ajada naatriumkloriidiga, mis on tavaline keedusool, aga just naatriumi ja kloori ühend. Kloor on tugev irritant. Ja teine on tavaline sidrunhappe, mis on tuttav nii kodusest köögist kui kodumajapidamisest, aga nende kahe asja kokkupanemisena tekib meil siis selline ühend nagu diklooroksiid, mis on tugev oksideerija ja on ka tegelikult üsna laialt levinud olmekemikaal, kasutatakse teda kõvade pindade desinfitseerimiseks, et on ta tõesti baktereid tapvate omadustega, küll aga ei toimi ta sellisena inimese organismis. Kui me räägime sellest, mismoodi üks tessaine valgendaja pleegiti võiks toimida, siis mikrofloora ta hävitab päris kindlasti ja see ei ole mitte see, et meil on mingid ohtlikud bakterid või ohtlikud mikroobid, mida me tahame eemaldada. Ka organismis tavapäraselt on väga häid meie igapäevaseks eluks vajalikke mikroobe, mis meid hoiavad kogu aeg elus. Mikrobioota, mille tulemusena inimene toimib nii, nagu ta toimib. Ja kui sa võtad MMS-i piisavas koguses, hävineb kõik? Hävinevad kõik mikroobid, mis meie elus kasu toovad. Kuna soovitatakse alustada 3 tilgast, 4 tilgast, 5 tilgast, siis inimesele algul jääbki mulje, et midagi hullu ei juhtunudki ja kui Terviseamet hoiatab, et on söövitav kemikaal, siis tõenäoliselt nad eksivad. Siis sellisel juhul me alati ütleme siia juurde, et esimene kord sellisel kogusel ei pruugi anda efekti, ta ei anna mitte mingit toimet. Aga me räägime sellest, kui inimene 2., 3., 4., 5. päev seda tarvitab, siis tekivad ka kaebused. Tuleb välja, et ikkagi inimese organism on natukene teistsugusest materjalist kui tualetipott, et on seal hulgaliselt selliseid membraane, mis reageerivad väga pahasti sellele, kui neile söövitavat, ärritavat ainet peale kallata, saavad nemad kahjustada. Ja lisaks saab selle käigus kahtlemata kahjustada ka inimese normaalne mikrofloora ja seedetrakti mikrobioom. Et mikrobioom ei ole seal mitte päris niisama, mikrobioom on selline osa, mis elab sümbioosis kogu meie organismiga ja millest sõltuvad väga paljud organismi talitused. Kui neid mikroobe nüüd valimatult tapma hakata, neile mingisugust kanget keemiat pähe valades, siis midagi head ja kasulikku see ei tee. Et tõenäoliselt lisaks seedetrakti limaskestale suudame me kahjustada kogu oma seedesüsteemi, suudame me kahjustada oma seedimise protsessi, suudame kahjustada tagantjärgi veel ka kogu oma immuunsüsteemi, sellepärast et see on samuti mikrobiomi talitusega otseses seoses. Ja ei tee selline aine seal organismis sees midagi head. Kloordioksiid imendub organismi sellest seedetraktist ka edasi. MMS-i pikaajaline mõju inimese organismile on ühelt poolt seedetrakti verejooksud, pidev iiveldus kuni oksendamiseni välja ka verejooksu. Ka seedetrakti verejooks võib ka olla väljaheites näha, et inimene seda alguses muul moel tähele ei panegi. Teistpidi aneemia on üks päris kindel sümptom, mida on ka mujal maailmas juba koondatud info kokku. Sealt edasi methemoglobineemia, mis on samuti hapnikutranspordiga seotud. Ja sealt edasi ka trombotsütopeenia, ehk siis inimese veres on trombotsüüte, mis aitavad verejooksudel hüübida. On neid juba nii vähe, et need verejooksud on üsna tõenäoliselt tekkima. Sealt edasi võibki inimene vajada juba päris haiglaravi, et olukorrast välja tulla. Peamiselt on tegemist olnud seedetrakti probleemidega. Ühel juhul kahtlustati ka MMS-i tõsise seedetrakti verejooksu põhjustajana, millega vana inimene sattus haiglasse. Seal ei olnud küll päris selge, kes ja mis eesmärgil talle seda MMS-i manustas. Seal oli päris palju huvitavaid teooriaid, miks seda talle tegelikult anti. Ja on olnud helistajate hulgas ka lapsi, kellele vanemad on andnud MMS-i
Ja noh, laps ise ei tahaks seda võtta, laps on kuulnud, et see ei ole üldse hea asi ja see ei tekita tal head enesetunnet, see tekitab tal kaebusi. Inimesed, kes usuvad, et üks lahus on selline universaalselt hea ja imerohi, tavaliselt ei jälgi ka neid doseerimisreeglid eriti täpselt, sest noh, mida karta, kui see teeb ju kõik terveks, mida rohkem, seda uhkem. Ja seal tõesti võib saada tõsiselt kahjustada lapse söögitoru, lapse magu, seedetrakti mikrobioom, no mis väike lapse puhul on veel eriti õrn ja kergesti haavatav, et nagu sinna valed ained satuvad, siis kogu see tema seedesüsteem saab tõsiselt häiritud. Ehk siis tegemist on sellise päris arvestatava lapse väärkohtlemisega. Ja on ka inimesi, kes on ise hakanud natuke kohtlema, et ma võtsin MMS ja nüüd mul on paha olla, mul on kõrvetised, mul on süda paha, et mis siis nüüd juhtus. Kui haigused rahule jätta, siis enamus neist saab varem või hiljem ise terveks. Võtab küll aega, on küll ebamugav ja tugeva organismi puhul ei suuda isegi MMS, eriti kui ta on lahjas lahuses, seda protsessi takistada. Mürgistuse kahtlusega, mingi keemilise aine toimekahtlusega võib helistada meie infoliinile 16662 ja teiste probleemidega siis perearsti nõuandeliin, ägeda haigestumise puhuks, kui tõesti tundub, et praegu on midagi väga valesti ja tahaks kohe abi saada, on EMO. Aga kindlasti ei maksa sealt hakata abi otsima iseseisvalt Google'ist, sellepärast et nendel inimestel enamasti puudub lihtsalt see teadmiste aluspagas, mille põhjal seda infot analüüsida ja aru saada, mis on ikkagi seotud millega. Ja selle tõttu on neid väga kerge konksu otsa püüda igasuguste valeväidetega.